Tänane külaline on tsirkusakrobaat, breiktantsija ja samuti akrobaatika ja joogatreener, kes juba aastakümneid on sellega tegelenud. Oma oskusi on ta näidanud erinevates riikides ja teadmise paberile kirjutanud. Ta on raamatute harjutusi väikelastega ja võimlemine väikelastega autor. Osalenud mitmes erinevas talendishows, millest populaarseim on Ameerika talendisaade. Ta on Guinessi rekordi hoidja ja Eestimaa spordihing. Vello Vaher. Tere! No mõned väiksed parandused on, et paraku mult Guinessi rekord võeti praegu käest ära, et keegi hoidis üle. Aga ma olen rekordi igal juhul sooritanud ja mul on kontori poolt tunnistus kodus olemas. Aga võib-olla tuleb see siis jälle uuesti tagasi võtta. Aga sa, ütleme sinu see treening on tegelikult nagu nii väga erinev kogu nagu ütleme teistest treeningutest, et alustame sealt, kus sa nagu üldse nagu selle idee peale tulid, et okei, ma nüüd tahan akrobaatikaga tegeleda ja sellist asjad. Kusjuures esimestel aastatel ma sellest põhiliselt rääkisingi, et kuidas ma alustasin. Nüüd on tulnud see aeg kätte, kus jälle pead hakkama seda rääkima, et kus sa alustasid, sest ma olin saamas 14-aastaseks, kui ma läksin vabamaadluse trenni ja spordilaagrites mul siis meeldis esineda ja aastal 1979, kui ma olin 16-aastane, siis Ontikal juhtus selline asi, et olid ainult 50 maadlejat ja 50 poksijat. Tavaliselt meil olid ikkagi treeninglaagrid iluvõimlejatega koos. Ja siis organiseerisime ühe õpilasmaleva juurde esinemise ja siis seal ma tegin 4 esimest jooga stiilis trikki ja 2 aastat hiljem juba aastal 81 Madis Kivi tookord tegi joogavõimlemist ja ise ei jaksanud enam võsuvarjat ees käia ja sokutas mind siis enese asemele. Ja sellest ajast peale hakkasin siis umbes 3 korda nädalas esinemas käima ja nii see tuli. Ja sa ju tegid ka breik-tantsu ja õppisid, et enda teada ma olen Eesti esimene, kes sellist akrobaatilist breiki tegi aastal 1984 ja siis me samal aastal veel Allar Roosilehega tegime seal, tema tegi diskot ja siis Merekohvikus linnahalli taga oli selline kuum koht tookord ja sai käidud igal pool breiki tegemas, isegi Tõnis Mägi ja Muusik Seifiga käisime Krasnojarskis, Kaliningradis ja Ungaris, kus õnnestus ka aastal 1986 breiki siis näidata. Käisid isegi rahvusvaheliselt esinemas ja... No siis lihtsalt selle muusikseifi vahele oli vaja neil väikest sellist puhkust ja siis ma tegin jooganumbri ja tegin siis sellise breiktantsu etteaste. Okei. Aga mõelda, et see oli siuke 80-ndad, et kus sa nagu õppisid seda või... No vaat tookord oli selline asi, et me vaatasime ju kõik Soome telekat, kes elasid Põhja-Eestis ja seal nägid 3 sekundit või 5 sekundit nägid, et midagi toimus. Ja siis proovisid seda meelde tuletada, mida sa nüüd siis nägid. Aga see pani omakorda mõtte tööle ehk siis kuidas genereerida ise uusi harjutusi. Ja paljud nendest tulid ka maadlustreeningu akrobaatikast. Ja siis hakkasid vaatama, et ma lõin natukene oma stiili ja mingil hetkel mul on alati olnud kuidagi see teema, et ka jooganumbriga käisin Moskvas noorte estraadiartistide konkursil ja üks žanr oli estraadisportlik ja originaal žanr. Ja öeldi, et väga hea poiss, aga kahjuks läks žanri raamidest välja. Ehk siis originaalžanrist läks välja. Ja sama on selle breiktantsuga, et kuna ma kasutasin seal selliseid jooga elemente ka nagu jalad kala taga hüppamisi ja siis öeldi, et see, mida Vello teeb, et see ei ole breik. Samas mina
sain breiktantsust sellisena aru, et sa võidki kõike proovida. Piire ületada ja tee mida tahad, eks ole. Aga eriti sealt nii-öelda Eestist väljapoolt, seal kuskilt Venemaa need kohtunikud, kes hakkasid siia tulema ja need mingisugused võistlused ja siis kuidagi tekkis selline, et see, mida mina teen, et see nagu ei ole selline nagu nemad tahavad ja vaat mind ongi elus edasi viinud suures osas see, et ma olen tahtnud teistest erineda, olla originaalne ja ma ei ole ka üheski tsirkusekoolis käinud ja väga lihtne on midagi jäljendada. Noh, nagu sa küsisid selle breaktantsu kohta veel, ehk tänapäeval sa lööd hashtagi sisse või lööd YouTube'i seal mingid otsingusõnad ja sul tuleb sadu videosid nii lõpptulemuse kui ka juurdeviivate harjutustega ja sa näed, kuidas asi käib ja viksid maha. Ja väga palju on ka tänapäeval tantsijatega või kellega iganes, et väga lihtne on kopeerida. Aga mina olen eluaeg tahtnud just nimelt ise midagi luua, teha teistmoodi ja see, et tookord, nagu ma ennist ütlesin, et Soome telekast nägid 3 sekundit ja siis pididki hakkama ise nii-öelda mõtlema. Okay. Aga ütleme, need enamus ju harjutused, eriti selle akrobaatikaga seotud on, et jalad õlgade taga ja kukla taga ja sükst harjutused kõik, et kuidas sa nagu selleks nagu valmistasid end, et see ju nõuab tegelikult väga suurt painduvust, et kuidas sa nagu kas sa nagu oled terve elus nii palju veninud, et sa mõtlesid, et sulle sobib see või sa hakkasid täiesti nullist, et see oli niimoodi, et maadlustrennis, kui me ka erinevaid akrobaatilisi trikke tegime, tuli välja, et mul on väga hea põlvepainduvus ehk jalad lootusistes, siis mul jalad pöördusid niimoodi tahapoole ja siis ettepoole painduvus oli ka suhteliselt hea ja siin juures tuleb meelde, kuidas üks kutt minu kohta pärast rääkis, et väänasime Vellot 3 minutit kolmekesi jalgu kaela taha ja siis Velts lõpuks ütles, poisid, aitab nüüd küll ja ehk siis, et ega nad kohe ei läinud mulle sinna maale, kuhu ma oleks tahtnud ja päris alguses nad läksid õige ongi keeleliselt öelda kaela taha, aga hiljem ma hakkasin siis neid õlgade taha panema ja vaata, kui nad on sul õlgade taga, see annab selle võimaluse, et sul on käed vabad ja sa saad kätega hüpata, kui nad on ainult kaela taga, et niimoodi, et käed on kuskil seal taga, siis sa ei saa kätega midagi teha. Sa pead nad selja taha ära viskama ja siis saad köiest üles ronida või hüpata või toigastel või trepist üles, trepis alla. Sest maailmas vist väga palju inimesi ei ole, kes suudab õla taha panna jalgu. Maailmas on väga palju selliseid inimesi, kes suudavad jalgu kaela taha panna. Võtame näiteks minu praegustest õpilastest, kes on sellised 7-aastased kuni võib-olla 14. Võiksin sulle tuua siia 20-30 last, kes panevad minust palju-palju paremini jalgu kaela taha. Aga, seal on üks väike aga. Ehk siis minu jaoks on painduvus ja jõud pöördvõrdeline, nagu matemaatikas tead, on 1 jagada x-iga. Ehk siis mida tugevam sa oled, seda vähem sa paindud ja vastupidi. Mõni võib sellele vastu vaielda, aga eriti väikesed tüdrukud, nad painduvad jube hästi, aga neil ei ole seda füüsilist jõudu. Ja mul on olnud üks tüdruk, kes jalad õlgade taga on suutnud hüpata 10 sentimeetrit edasi. Ja paar tüdrukut on olnud, kes on suutnud hüpata 2 sentimeetrit edasi. Nii et kannad ei läheks ees maha ja istmik ei läheks taha maha, et ta hüppab edasi, aga jääb kätele. Aga nüüd kujuta ette, et on vaja hüpata 18 sentimeetrit üles klotsidele või algselt mul oli oma numbris 46 sentimeetrit edasi hüpata. Ehk siis mitte, eks ole,
see 2 või 10 sentimeetrit ja siis veel toigaste peal, kus sa võid kukkuda. Siis seal tuleb veel see nii-öelda natukene noh, see julguse teema ja natuke sihuke noh, sihuke närvikõdi, et sa võid isegi olla tugev, aga kas sa julged ja see teema. aga kuidas sa nagu üldse treenid ennast? Sest ma nägin TikTokis sul videosi, kus sa seal tõmbasid seda lat pull down'i hammastega ja mis seal oli, mingi 100 kilo võis olla või? No eile ma tõmbasin 120, ta on no võib-olla 118, 120 hammastega jah. Täiesti, see on uskumatu lihtsalt nagu. Ja mul on tehtud Eesti hambatehnikute poolt väga hea hambasuulik, et lihtsam on kaelarihmaga tõmmata, et sealt tuleb kilosid oluliselt rohkem, et rekord on oma kehale veel lisaks 88 kilo. Kummagi käe otsas oli 44 kilo ja siis jalad maast lahti, aga hammastega minu rekord on siis 66 kilo paar sekundit. Ja mul on selline hambasuulik, mis on tehtud nagu hambaprotees. Sinna käib midagi lisaks. Ehk siis ta ei ole mitte, et sa võtad mingist nööriupist kinni või traadist või trossist, vaid hambatehnikud siis tegid kipsjäljendi alalõuast, kipsjäljendi ülalõuast, siis vaadati see hambuvus, kui palju on esihambad alumistest ees ja kui palju nad lahti on ja sinna sisse tekitati sellisest sulamist nagu kroomkoobalt väikestest rattakestest selline karkass ja sinna peale siis valati minu hammaste järgi nagu boksikaitsme materjalist või midagi sarnast, selline pehmendus, mis jälgib täpselt minu hammaste kuju. Aga siiski on vaja nagu väga tugevat lõualihast, et seda üldse kinni hoida, eks? No tegelikult on küll põhiraskus, kõik arvavad, et on hammaste teema ja hambad võivadki ka paar päeva tuigata natukene, aga põhiteema on ikkagi kaelalihas, trapets, mis läheb siia. Mulle meeldib öelda nagu see, kus on naisterahvastel rinnahoid ja kinnitus, ehk siis sinna maale läheb see trapetsi lihas välja, ehk siis, et alates siit kuklast kuni siia alla välja terve see selg on see, mis saab tohutu koormuse. Ehk siis see turja osa on palju nii-öelda suurema pinge all kui nüüd hambad ise. Ja. Aga sa ju ületasid selle Guinessi rekordi 94 sekundit, eks oli see? Ei, mitte 94, vaid ma olin 4 minutit ja 12 sekundit. Rippusid hammastega? Hammastega, jah. Ja jalad olid kaela taga ka. Okay. See 90 sekundit, see võis olla seal Saku Suurhallis, kus vaat see juhtuski nii tore, et need ansambel Winnie Puhhi lauljad, kes nad olid, ütlesid, Vello tegi maailma rekordi, aga nad võtsid selle lihtsalt laest, nii nagu tsirkuses ikka võetakse, et tead, ütle välja. Ja ma paljudes asjades tahan olla selline aus. Ja siis hakkasin uurima, tuligi välja, et oli mingi 2 minutit keegi või 2 või 3 minutit rippunud. Ja siis Eesti messide raames või toidumess, seal siis korraldasime sellise võistluse, nemad aitasid organiseerida, uurisid Guinessi kontorist kõik tingimused ja nemad ütlesid, et pole tähtis, kas sul on jalad kaela taga või oled sa sirge kehaga, ehk siis tähtis on kaua sa suudad hammastega kinni hoida. Aga kuna mulle meeldib see nii-öelda veel, et ta oleks veel eriasendis ka, siis mina tegin selliselt, et jalad olid kaela taga ja hiljem siis on mult sirge kehaga rippudes see rekord üle löödud, aga mine tea, võib-olla kunagi võtame tagasi. Jah, väga lahe ikka. Aga sa oled ka öelnud, et sina tõid siis selle üldse, kas tuli täiesti välja sellega või tõid Eestisse selle lapsvõimlemise. Ja lapsvõimlemine ka, et mitte nagu see on just kui nagu viskad selja taha teisel poole ja lapsed on nagu väga noored ka, et seal
mõne nädala vanused ja. No ma just eile ka postitasin sinna TikToki ja story'desse jagasin, kus üks pere käis trennis oma 2 suurema lapsega, kellega nad on ka beebist saati võimenud ja neil oli ka siis 10-päevane laps trennis ja siis postitasin, kuidas ma tegin trikke selle 10-päevasega natukene. Ja näiteks mu oma üks tütardest ja üks lapselaps on rippunud minu pöialdest 5 ja teine siis 6-päevaselt. Nii et minu näpud ei olnud isegi mitte enam nagu julgestuseks üle tema randme, vaid ta täiesti ise suutis rippuda. Pöialda otsas ja siis 3. käsi emal oli siis lihtsalt eemal kontaktivabalt kukla taga, et kui nüüd peaks lahti minema, aga 5-päevane laps on suuteline ise ennast sõrmedega üleval hoidma ja samamoodi 11 ja 12 päevaselt seisid nad mul sekundi käe peal ja 30-päevane ehk 1 kuu vanune laps seisis umbes 10 sekundit mul käe peal niimoodi, et kere tudises, aga nii nagu looduses, kui sa vaatad looduse filme ehk kits või mingisugune elukas seal metsas nii kui sünnib, raputab selle platsenta enda küljest maha ja 3 minutit pärast sündimist juba ajab 4 jala peale ja läheb emale järele. Ja kui ta ei lähe, siis lõvi sööb ära või siis mõni muu elukas. Ja tegelikult me oleme teatud nagu selliste reflekside ja instinktide ja nendest nagu hästi palju sõltuvad ja meil on need refleksid, et kui sa jalad alla alt seal midagi kõdistad, sa varbad, tõmbavad kronksu ja kõik see toimib, aga me arvame, et vaat nüüd enne ei maksa lapsega midagi tegeleda, kui ta ise selleks soovi avaldab, rääkima hakkab. Ja, siis tihtipeale hoitakse last ju nii ettevaatlikult kui võimalik, et isegi ma ei tea, kas kaenla alt rippu võib-olla hoitakse, aga see, mis sa küsisid, et maaletooja või mitte maaletooja, et küll sellel ajal üks Igor Tarkovski või midagi sarnase nimega propageeris vette sünnitamist ja et need lapsed ujusid siis vees ja ta tegi ka mõningaid üksikuid harjutusi seal vee kohal. Aga kuna mina juba siis olin teinud seda joogat ja breaktantsu ja kõike sellist, siis mina lähenesin asjale tsirkuse küljest ja hakkasin siis neid harjutusi tegema spordisaalides võimlemismattide kohal ja lõin siis sellise süsteemi, et kõigepealt 10-15 minutit teeme soojendusharjutusi, mis sisaldab ka natuke sellist nagu ravivõimlemise moodi lihtsaid või massaaživõtteid ja siis proovime riputada ja hüpitada ja tunni lõpus siis teeme veel selliseid lihtsamaid harjutusi, kus lapsevanem on näiteks selili maas laps käte peal ja need kõik harjutused on minu enda välja mõeldud ja võib-olla keegi kuskil ka midagi teeb. Ja praegu viimastel aastatel on neid ka tulnud, neid videodes, kus üks või teine teeb mingisugust harjutust, käe peal ikka on seistud, seda on ikka seistud ja ütleme käest jalast lennukit on ka tehtud. Et või ütleme vanaisa põlve peal on ikka ka kiigutud, eks ole, et ega siis kõik need harjutused ei ole nüüd 100% niimoodi täiesti uued. Aga ja siis mingid serblased ma nägin lumes, võtsid lapsed täiesti ka paljaks ja isad olid ka palja ülakehaga vist ja siis seal räige muusikasaatel viskasid ka mingeid trikke. Ehk siis kindlasti tehakse, aga ma ei ole kuulnud, et nüüd akrobaatiliselt selliselt nagu mina seda 45 minutit õpetangi beebisid ja
ja selliselt oleks keegi. Aga kui ohtlik see on või kas seda võib nagu igaüks kodus teha või pigem ikkagi seda tuleb õppida ja... No ei soovita ise hakata niimoodi ilma juhendajata praktiseerima, et ikkagi tark on kas minu juurde tulla või ka mu tütar Lembi õpetab beebivõimlemist ja tegelikult ka Eestis on naistreenereid veel, kes on õpetanud, nad küll reeglina teevad natukene pehmemalt. Üks väga tubli beebivõimlemise treener on Solvi Kruus, aga neid beebiklubisid on veel olnud, kus siis kes rohkem läbi massaaži, mõnel puhul tehakse ka nii, et last võetakse kui nagu hantel või nagu lisaraskus, umbes nagu beebifolk, ehk siis seotakse laps kõhu peale ja siis emad-isad tantsivad rahvatantsu ja laps lihtsalt hüpleb kaasa. Või ütleme, kui me võtame beebi ja tõstame seda vasakule paremale nagu hantlit, et siis laps ise ei tee sellisel määral oma lihastega tööd, aga mina lähenen sellele ikkagi sellest vaatenurgast, et laps peab ise ka rippuma ja hoidma ennast ja et see. Aga kui nüüd arvestada näiteks kas sinu tsirkus või treeninguid või üldse sinu mõtteviisi, et mis on sinu kõige suurem tugevus? Ahaa. No vaat siin viimastel aastatel me oleme vaadanud, et noh, mis on minu see kõige tähtsam asi, siis kui Lembi, mul vanem tütar ütles, et vaat kõige suurem saavutus minu elus on hoopis see, et ma Rannamõisas olen, tõsi küll juba aastast 1987 ehitanud ühte vana tuuleveskit meie maakoduks, mis pole siiani küll valmis, aga seal on meil 2 hektarit maad ja mida kõike ma seal olen teinud ja suuri kivirahne kohale vedanud ja väga, väga kaunis koht, et see on minu nii-öelda suurim saavutus. Siis minu naine ütleb, et kindlasti meie ühine kõige suurem saavutus on meie 5 last ja noh, Eesti lapsed kindlasti täna paljud ei teagi, et ma Ameerika talendisaates olen olnud, nende jaoks on üks äge vana, kes siis teeb vägevaid TikTok'e või ütleme läbi sotsiaalmeedia on edukas, aga loomulikult minu enda jaoks on kõige tähtsam moment minu elus 3 korda Ameerika talendisaates üles astumine, ehk siis oli siis audition ja siis judge cuts ja siis live show ehk siis kõigepealt mind kutsuti 300 parema hulka, kuigi oli 52 000 artisti või inimest taodelnud sinna Ameerika talendisaatesse sellel aastal. Ja sellest minule nad helistasid koju ja nad väga vähesel määral otsivad ikkagi artiste ka ise, nii-öelda väga noori, väga vanu või siis väga erilisi. Ja siis mind kutsuti sinna televisioonivooru 300 hulka, sealt pääsesin umbes 90 hulka ja sealt pääsesin 36 parema hulka. Aga ütleme nii, et kui me Guinessi rekorditest juba rääkisime, siis Got Talenti formaat on Guinessi rekordite poolt tunnistatud kui maailma edukaim reality show, mis tähendab mitte ainult Ameerikas Got Talent, vaid ka Briti Got Talent ja kokku on neid Got Talenteid tehtud 69 riigis ja mina olen peale Ameerikat siis käinud 2016. Ma käisin siis 2018 Saksamaa Got Talentis ehk Das Supertalent ja 2020 eelmisel aastal Gruusia Got Talentis ehk Nichieri ja seal küll mõlemal pool ma sain kõikide kohtunike nii-öelda kiidusõnad, Gruusias isegi 2 kohtunikku tõusid ka püsti.
aga seal ei ole mitte nii palju voore nagu Ameerikas ja nii-öelda sinna lõppvõistlusele ikkagi kutsuti omade riikide nii-öelda parimad artistid, et nad võtavad väljamaalt nii-öelda tugevduseks numbreid, ostavad sisse ja siis, et omad lauljad ikkagi siis tõuseks. Nii et su suurim tugevus siis sa mõtled on see, et sind on kutsutud siis talendisaadetesse ja et sa... No minu enda jaoks on ikkagi jah see, et ma olen teistest erinev, originaalne ja ma olen ühendanud painduvuse plahvatusliku jõuga, millega veel kaasneb selline natukene heas mõttes hullus, et hulljulgusel ka on nagu võib-olla kaks tähendust, et riskida võib see, kes oskab. Aga sellist tuleb ikkagi julgeda kuskilt nagu kaskadöör, et ma suhtun kõigisse nendesse numbritesse, et igaüks seda, et ta isegi kui ta mõnda asja saaks, ta lihtsalt ei julge seda ära teha. Aga sellisel moel, nagu mina neid numbreid olen teinud, ma ei ole kohanud isegi tänasel interneti ajastul. Ma küll ühe video nägin, kus mustvalge video, see võis olla umbes aastast 1930, nii-öelda selle stiili järgi, kus ka üks mees jalad kala taga rippus hammastega trapetsi peal, aga siis ta tegi hoopis teiselaadilisi harjutusi, tema ei hüpanud seal konnaasendeid ja et on riputud, aga riputakse niisama, riputakse juustega, aga ja tehakse ka igasuguseid tahapoole painduusi, aga vaat selliselt, et nüüd jalad kaeladaga keegi toigaste veel edasi hüppaks või kõrgust hüppaks nagu läbi jõu. Kui keegi leiab, näidake mulle. Aga jah, kui rääkida sellest Ameerika talendisaatest, et kuidas see su elu üldse muutis, et kas andis see mingi suure tõuke veel, et kogu maailm ja tegelikult miljonid inimesed nägid seda, et tõi see sükest ülemaailmset tähelepanu, et kas see kuidagi mõjutas ka sinu nagu edasisi nagu tegemisi ja treeninguid ja sükseid asju ka? No kindlasti ma oma elu rehkendan selliselt, et elu enne Ameerika talendisaadet ja elu pärast Ameerika talendisaadet ja võib-olla kõige suurem tunnustus minu elus on olnud see telefonikõne, kui mulle kodulaua telefonile helistati ja mind sinna kutsuti. Kõige nii-öelda võimsam oli loomulikult, kui ma esimeses voorus olin üles astunud ja ma edasi sain ja ma sain ka veel teisest voorust niimoodi edasi, et Eesti rahvas näiteks seda veel ei teadnud, sest ta oli seal salvestuses ja näidati hiljem ja ütleme, see live show võiks seda 36 parema hulgas seda veerandfinaali kõige võimsamaks pidada, aga samas sealt ma ei pääsenud ju edasi. Nii et selles mõttes, milline neist kolmest, aga seal pole ka võib-olla tähtsust. Ja kõik need Saksamaa Got Talentid ja vahepeal mul õnnestus käia veel Münchenis oli ka Saksamaal üks teleshow Das Battle der Besten ehk siis Best of the Best, kuhu olid kutsutud üle maailma ka erinevate Got Talentite nii-öelda finaliste ja siis mõni Monte Carlos osalenud artist ja lihtsalt sellised kõvad artistid olid kokku kutsutud, aga see ei läinud siis selle Got Talenti formaadi alla. Aga kuidas sul see teine osa või oli see veerandfinaali saade, kus olid selle piraadi laeva peal, eks? Ja. Kogu see üritus käis selle, et kuidas see korraldati, et see tehti ju kõik sinu eest või sa pidid ise selle organiseerima või? Kui muidu ma kõik metallkonstruktsioonid, kus peal ma reaalselt hüppasin, et ma mõtlesin ise välja, vaatasin, et ma saaksin neid
kaaluliselt ja pikkuseliselt kohvritesse või sellistesse isetehtud kohvritesse paigutada ja nagu Lego panin nad kokku, siis ma saatsin neile igasuguseid jooniseid ja see laev ehitati siis minu metallkonstruktsiooni ümber. Okay. Ja siis ütleme nii, et kohati ta sõi selle ära ja need postid olid seal liiga laiaks tehtud ja et oleks võib-olla võinud natukene peenem see asi olla, aga kokkuvõttes ega vägeva laeva ehitasid. Oli, show oli äge. Aga ütle miski, mida teised hindavad, aga sina mitte. Siuke natuke teemast väljas, aga teate, ma vastaks võib-olla teistpidi hoopis, et kõik arvavad, et mina paindun loomulikust intelligentsist. Minuga on tegelikult täiesti vastupidine asi, ma ei paindu absoluutselt. Ma olen tugev. Kui lihtne on jõudu teha. Ma olen füüsiliselt väga-väga tugev, ütleme nii, et noorena ma tõmbasin 48 lisaraskusega, 48 kiloga ühe lõua. Või nüüdki tegin 60 kilo, oli jalge vahel, tegin rööbaspuudel ühe surumise. Ma olen tugev. Aga see, et ma pean panema jalad kaela taha, siis ma pean tegema 3 tundi soojendust. Ja praegu nüüd ma olen saanud jälle, ma ajan ennast jälle taaskord elu parimasse vormi. Aga nüüd viimane aasta pärast Gruusia Got Talentit õnnestus veel mul, või Gruusias õnnestus väga kaunisti ka kukkuda. Ja siis oli see parem külg viga saanud. Ja siis ma ei saanudki praktiliselt aasta aega jalgu kaela taha, nii et varbad tagasi kukla taga kokku läheks. Ehk siis inimesed arvavad, sina nüüd ei paindu. Ehk siis ma võiksin pika loengu rääkida ja tõestada ära, kuidas enamus mehi painduvad minust paremini. Lihtsalt mul on mingisugused soodumused, mida ma olen väga palju edasi arendanud ja kui ma teen väga pika soojenduse, siis ma saan neid asju. Alates sellest, et näiteks minu pöial, vaata kui palju sul see pöial siia läheb, kas läheb siia vastu? Ranmeni. Jah, et väga paljudel naistel näiteks sul läheb igal juhul rohkem. Et sul läheb siia maale, mul läheb, näed, mul juba sa paindud must rohkem. Ma praegu imastan. Ma näita publikule, näed kaamerasse ka, näed. Kui ma painutan tegelikult, siis on, kui ma näiteks proovin oma varbaid katsuda, siis on niimoodi, ma hädavaevu katsun ära, siuke tunne, nagu kont on kõhus, nagu enam kaugemale ei lähe, et ma olen nagu väga-väga halb painutada. Või ütleme, kui me võtame pika toika, siis umbes nii laialt ma saan neid õlad taha viia, sest mul õlad absoluutselt ei paindu, kui ma käsi üles tõstan. Siis kuna ma olen elus nii palju toenglamangus kätekõverdusi teinud või siis lamades surumisi, ehk siis rinnalihas on lühikeseks tõmbunud ja käsi siit üles ei lähe. Ehk siis ta peaks siit niimoodi sinna pea taha minema, ei paindu. Ja lihtsalt see, mis mul on raha sisse toonud, nii-öelda see esinemise asi, seda ma olen hoidnud ja edasi arendanud, see ongi siis see nii-öelda ettepainduvus. Natuke see lootusisted ja põlved ka, see on natukene seotud, et see põlv sealt paremini jalg kaela taha läheks. Ja sa üks päev ütlesid ka, et sa käisid põlvel süsti tegemas, eks? Jah. Et kui palju sul siis neid vigastusi tekib või kui on sul mingi kehaosa, mis ei ole viga saanud seoses siis sinu treeningutega? No mul on siuke tore naljaütlus, et ma loodan, et lapsed ei pahanda, et ainus koht, mis pole kunagi viga saanud, on see, mis lapsi teeb. Aga ma olen saanud mõningaid peapõrutusi, kui tihti on mul kael olnud nii-öelda ära väänatud. Kuna ma maadleja olen, siis siin on ka kõrv 2 kohast see kõhr murdunud. Omal ajal, kui ma maadlemas käisin, siis klassiõde küsis, et Vello, kas mõnikord nii juhtub, et sul ei ole silm sinine. Küll sain näpuga silma, nii et see valge osa oli veripunane või kulmud lõhki. See on siuke, need on siuksed sinikud, on väga lihtsad asjad. Aga omal ajal rangluu nihestus on olnud siin sentimeeter üles lennanud
siis mul alaseljas on olnud alaselja opp, kus siis kõige alumine lüli hakkas pitsitama vasakule poole, siis põlvemeniski operatsioon on olnud, siis Pärnus õnnestus kukkuda pea peale nii, et läks 12 rinnaluu lüli, see on siit, massöör ei luba öelda, altpoolt 6 nii ei öelda, aga ta on niimoodi, et seal siis see üks disk läks täitsa katki ja üks lüli on kokku surutud 75%, siis on alles ja siis veel oli kõhupoolsest osast siis ka murd. Ja see muidugi oli nii, et üks arst ütles, et on vaja tervetest lülidest ka 2 ja 2 polti läbi puurida, et siis panna metall sisse. Ja kui ma küsisin, et paneks ta kuidagi kaardus, et ma saaks jalgu ala taha panna. Aga õnneks ta ei teadnud, on selliseid inimesi ka Eestis veel, kes ei tea, kes on Vello Vaher. Ja ta ei teadnud seda ja see pani mind natukene mõtlema, et kui nüüd minusse suhtutakse kui mitte inimesse, kes nii-öelda läheb 6 aja pärast olümpiale, vaid sellisesse tavalisse 50 pluss inimesesse, kes enesega tööd ei tee ja temaga võibki niimoodi panna metallid sisse. Ja pani nagu natukene mõtlema, et mul ei ole vaja seda metalli sinna. Kas metallid sisse tähendab, et sa ei saa teha mingeid kindlaid harjutusi või? No kujutad ette, kui sul on 3 lüli jäigaks tehtud, aga mul on vaja neid ju painutada. Siis kui suurest lülist, mis kogu lülisammas peab painduma ja nüüd järsku 3 tükki on täitsa sirged. Et ma arvan, et siis peavad teised palju rohkem tööd tegema. Ja ei läinud, opile arst veel ütles, et kui kõndida ei taha, siis ärge tulge operatsioonile. Ja pool aastat hiljem võtsin enda kehakaalu raskuse kangi 72 kilo õlale ja tegin vist 24 kükki. Ja näed, kannatab isegi enda keharaskusega kükke teha ja tavainimene võib-olla ei oleks hakanud kõndimagi. Aga mis arstid siis soovitasid, et sa põhimõtteliselt ei kuulanud siis, mis nad soovitasid sulle? Ütleme, ma käisin ka ühe teise arsti juures, nii-öelda võtsin teise nii-öelda nõuande ja ütleme 8 nädalat oleks pidanud olema voodirežiimil. Mina olin 4 nädala pärast jälle oma Arigato spordiklubis ja ainus koht, kus mul selge ei valutanud, oli jõusaal. Sest vaata, veri käib ringi, veri toob sinna igasuguseid aineid ja mind on kõik need aidanud. Aga et asi liiga pikaks ei lähe, siis ma võin väga kiiresti veel loetelu ära nimetada, et hulk näppe, mõlemad randmed, mõlemad küünarnukid, mõlemad õlad, puusaopp, siin hakkas üks munakas tulema, siis mõlemad põlved, mõlemad pöiad, suur varvas on käinud liigesest väljas. Ja see, et kuskil mingisugune reied või seljas, üks väga kihvt jutt on muidu ka näiteks, kuidas 5 millimeetrine neerukivi välja tõmmati, aga see on siuke päris ropp jutt, nii et selle me jätame täna ära. Okay. Ja ikka päris valus ja ei väga ei soovita nagu sünnituse moodi, meeste sünnitus, ütleme nii. Okei, päris karm. Aga milline su nagu taastumisprotsess välja näeb? Et kui sul üks liiges läheb või et käibki kogu aeg mingi süst ja jälle mingid liigese määred vahele või mis kõige valusamad kohad on siis? Ütleme, ega see alaselg on kõige rohkem, mis vatti saab ja sinna ma olen süste ikka saanud. Aga noorena võib-olla ma tihemini, kui midagi seal ära tõmbasin, tahtsin nagu süsti saada, siis mida aeg edasi, seda rohkem ma proovin naturaalsemaid asju seal Hiina meditsiini, sellised valupulki ja selliseid asju kasutada. Aga ütleme, minuga on veel see asi, et näiteks kui ma see 12. rinnaluu lüli murd oli, et siis
ma paar päeva ei käinud isegi kodus oma köögis 4 käpukile, ainult 5 päeva kõndisin, sest püsti ei saanud tõusta, sellised valud. Aga ma panin jalad diivani peale, selili maas, siis naine otsis mulle ekspandrit välja, siis sellised 3-4 kilosed hantlid, siis ma olin selili maas. Ehk siis ma käisin 4 käpukil vannituppa tagasi ja või magamistuppa. Aga ma tegin 10-15 minutit kätele tööd. Ehk siis selili maas, biitsepsit, triitsepsit, rinnalihast, nii-öelda lamadest surumist, jube raske muuseas võite proovida, et kaua vastu peate, kui on käed kogu aeg üleval, veri läheb kätest ära, kas pead 15 minutit vastu, et kas või 3-4 kilose hantliga niimoodi möllata. Aga mõte on see, et vaata, inimesel kipub niimoodi olema, et kui on näpp haige, ta ei saa jooksma minna, sest see ju tuikab, on ju. Ja kui sul on jalg haige, siis sa ei saa ju trenni minna lõuga tõmbama, sest kuidas sa lähed sinna trenni, on ju. Sa ei saa trenni teha. No tihti peale see nii on, jah. Ja minu puhul on niimoodi, et kui mul on, see käsi on veel terve, siis ma teen selle ühe käega trenni. Kui mul on kõht terve, et oletame, et või jalad või käed on haiged, siis ma teen kõhtu või selga või seda lihast, mis parajasti on terve, et ikka teen. Ja väga ilusasti kunagi 10-võistluse treener ja ise ka 10-võistleja olnud Andrei Nazarov ütles, et kõikidel sportlastel on vigastused, aga mõned lepivad selle teadmisega ja nad suudavad jätkata. Aga mõned lihtsalt ei suuda seda mentaalselt taluda, et jälle on vigastus. Mõtle, sa valmistud, kas või näiteks mingiks olümpiaks ja nüüd mingisugune vigastus, see olümpia jääb vahele. Kuidas sa nüüd hakkad uuesti jälle veel 4 aastat trenni tegema? See on võib-olla kõige lihtsam näide, aga jälle sa teed ennast jälle terveks, jälle hakkad otsast peale, aga see ongi selline järjekindlus, eesmärkide püstitamine ja kui sa suudad sellega leppida, et kõigil ongi vigastused ja sul on ka vigastused, aga sa tuled nendest välja, kukud ja tõused jälle üles. Aga millised on su harjumused, mis võivad kellegi teise elu päästa? Ütleme nii, et ma olen absoluutne karsklane. Loomulikult ma ei suitseta ja alkoholiga mul on ka selline põhimõte, et kui isegi šokolaadikommi sees on vedel alkohol, siis ma ei söö isegi sellist šokolaadikommi. Ja isegi uuel aastal ma ei joo šampanjat, rääkimata pärast sauna õlut või midagi sellist. Ma olen põhimõtteline. Ja kui põhimõte, siis põhimõte. See päästab igal juhul paljude inimeste elu. Sest kui palju on neid, kes ühe väikse lolluse pärast kannatavad ise või teised kannatavad. Minu puhul on see, et kõik oma õiged ja kõik oma lollid otsused olen ma teinud ikkagi kaine peaga. Ja ma ei saa süüdistada kedagi teist, et näed, ma olin purjus, et selle pärast. Kõik on kaine peaga tehtud. Aga millised su toitumisharjumused? Et on sul mingi erinev toitumine ka või sööd täiesti nagu? Teate, 40. eluaastani umbes ma sõin absoluutselt kõike ja ma olen eluaeg armastanud väga magusat. Ehk šokolaadi, sefiiri, halvaad ja ma mäletan, et paar aastat oli mingi periood, kus ma sõin iga päev vähemalt 1-200 grammise halvaa ja veel kord nädalas 2 halvaad. Ja tihti peal oli, et ostsid 200 grammist šokolaadi, et ühe autos söömiseks, teise koju ja tegelikult sõid ikkagi selle teise ka ära. Ja ma tegelikult väga vajan seda, aga mingi 40. eluaastast hakkasin minema mentaalselt dieedile. Ja praegu ma olen 58 ja nüüd juba ikka üle 10 aasta. Ma tee sisse, vahel panin ka mett, aga nii kohv kui roheline tee ma joon ilma suhkruta
ja ilma magusaineteta. aga noh, vahel harva ikka midagi magusat ka võtad või pigem siis juba näed, mis iganes, ma ei reklaami, ma näitan tagumist külge ehk noh, proteiinibatoone mulle meeldib süüa tegelikult, et seal noh, saad natukene, see petab aju ära, et nagu saaks kommi või magusat, aga noh, näiteks mul peab veel olema kõht suhteliselt tühi, et jalad kaela taha läheks, et kui kõht on täis, siis kõht jääb ette. ütleme seal, kui magu on täis. aga selline viimase 10 aasta selline kondikava on nii, et hommikul ma söön 3 keedetud muna, kaerahelbed või 4 vilja helbed ma teen kõige lihtsamalt nii, et palan lihtsalt tulise vee peale. Ma teen ka nii kusjuures, kui ma teen. Ja nagu mõni sööb müslit, aga siis ta ongi selline mitte läbi keedetud ja väga hea pehme selline. Ja kõigepealt söön munad ära, sellele joon kõrvale siis kas veel ütleme kollageeni konfititoodet, siis mõnikord suira, mesilaste toode nii-öelda, õietolmud, siis joon õlisid, ehk siis kus saada need omega 3 ja 6 ja D-vitamiinid ja kõik. Ja siis võtan hommikuti vitamiinid, glükosamiini, õhtuti mineraalid, magneesiumi. Vahepeal ma jõin päris palju ka kohvi, aga nüüd ma olen tundnud, et natukene kõrvetab, et liiga paljuks läks, et nüüd ma pean natuke kohviga tagasi tõmbama. Pigem siuke väga teadlik toituja võib-olla. Noh, ütleme nii, et nüüd ma pean jah ikkagi käima päris tihti kaalu peal, et ma pigem jälgin, et kui ma ikkagi teatud oma piirist üle lähen, siis ma pean hakkama piirama, et me kõik armastame süüa ju. Aga nojah, sa ju suviti, ma näin videosi, kus sa sööd sealt võilillelehti ja mingi piimanõgeseid ja pihlakaid ja kõiki siukseid asju ka, et kas teed seda siis aastaringselt põhimõtteliselt, kas kogud omale külma neid asju ja sööd või? Tead, tõtt-öelda ma ei viitsi neid külma koguda väga, aga kuna ma käin iga päev seal, siis ma suveti, siis ma teen sellise ringkäigu ja siis võtadki niimoodi 5 või 10 lehte, sellised kui nad 10 sentimeetri pikkused võilillelehed või siis 5-6 nurmenuku lehte. Võilillelt võid ka seda kollast osa süüa. Aga mis sa saad sealt või mis sealt saab, ütleme? Noh, minu jaoks polegi tähtis, et vaata, et sealt tuleb mingisugune keemiline element või midagi sellist. Aga minu arvates, mis on kõige tähtsam või mina usun seda, et vaat kuna meil on organismis siin mingi 200 erinevat bakterit, siis need kõik toimetavad sinu hüvanguks. Ja kui me nüüd kõik keedame läbi, sa saad mingisugust väetist ja muid asju ja me keedame ja peseme, sa oled jube steriilne. Aga metsast sa saad need looduslikud bakterid ja mina nüüd oma maakodust usun seda, et kui ma ikkagi võtan need eriti head on muusad, et kuusevõrsed, ai kui annad siuksed mõnusad. Ma olen proovinud neid ise. Ja neid ma ikka söön praktiliselt iga päev seal paarkümmend tükki, eks ole, jube head. Ja sa saad neid looduslikke baktereid ja minu arvates see tugevdabki immuunsussüsteemi ja noh, need pihlakaid ei saa suvel süüa, need tulevad alles sügisel, aga siis kadakamarju ja noh, kõike mida on. Aga sa oled nüüd 58, eks? Ja pool. Et mis sulle nüüd, ütleme, selle järgneva poole elu eesmärgid on? Oled pannud mingi või mis su kõige tähtsam ülesanne on, mis sa arvad?
noh, ütleme nii, et ma olen aastaid mõelnud, et 80-aastaselt ma plaanin igal juhul olla sellises vormis, et noorte poistega võidu kätekõverdusi teha ja kindlasti arvestades seda, kuidas tänapäeva noored sotsiaalmeedias istuvad ja sporti ei tee, siis ma olen veendunud, et üks 80-aastane mees võib enamusele noortele meestele ka ära teha. Ka näiteks täna, ega siis neid harjutusi, mis ma seal sotsiaalmeediasse üles panen, ütleme väga tugevad noored sportlased saavad võib-olla heal juhul sellega hakkama, ehk siis 10 kuni 30 aastased. Ei ole nii, et noored saavad hakkama või siis et see on selline, mulle meeldib postitada selliseid väljakutseid ja paljud nendest ei ole üldse seotud või enamus neist ei ole seotud üldse jalgade kaela taha panekuga, vaid on seal siis seesama tasakaal või jõud või siis see julgus aga eesmärgid on ikka vägevad, et see on siuke kaugem eesmärk, aga täitsa tehtav. See on siuke pisiasi minu meelest, aga on palju lähemad ja palju võimsamad eesmärgid, aga täna ma avalikkuse ees veel neid ei avalda igaks juhuks, aga loodetavasti koroona ja kõik muu ei tule takistuseks, aga mulle meeldib öelda, et ma ei ole oma viimast sõna veel öelnud ja kui kõik hästi läheb, siis võib juhtuda, et jaanuaris on nii mõnedki suured asjad tulemas. No põnev, aga milline on kõige suurem õppetund, mis sa oma elus oled saanud? Vaat võib-olla ongi see, kui ma Pärnus ühel üritusel siis tegin oma selle Ameerika talendisaate numbri ära ja pärast veel publikust võtsin 2 meest lavale ja ma olin seda võib-olla 100 korda teinud, aga ma küll tabasin ära, et nad olid alkoholi tarbinud, aga ma jätkasin, sest ülejäänud mehed olid ka kuskil kaugemal ja et neid nüüd välja vahetada ka ei saanud ja siis juhtuski niimoodi, et seal oli veel palju selliseid halbade asjaolude kokkulangemisi ja ühel hetkel, kui nad oleks pidanud mind hoidma ja üles tõstma, selle asemel nad siis võtsid käed alt ära ja ma sadasin peaga põrandale ja siis tuligi mul see lülisamba murd, eks. Et mõte on seesama, et ära kunagi istu autosse, kui autojuht on purjus ja ära tee ka akrobaatikat, kui sa teadsid too hetk, et nad on joonud? Ma sain alles sellel hetkel aru, kui nad siis laval olid ja me juba paar lihtsamat trikki tegime ära ja siis tundus nagu nii. Mõtlesid ikka, et tead, sportlaste värk, et küll nad ära teevad. Aga kas sa kukkusid teadvusetuks end või sa said aru kohe? Mul oli selline tunne, et see silme ette lõi selline valu või tunne, et kui rong sõidab, millel on palju vaguneid ja nüüd see rong sõidab vastu betoonseina ja kõik vagunid panevad üksteise otsa ja siit ülevalt kuklast kuni ala seljani välja kõik need vagunid, kõik lülid panid selle jube valu ja esimene mõte oli tõesti, et kui nüüd ellu jääks, et nüüd tahaks ellu jääda. Põhimõtteliselt oma jalal sa sealt ära ei läinud? Siis jah, üritasin seal kuidagi 4 käpukele ennast ajada, aga õnneks mind ei lubatud ja kiirabiga Pärnu haiglasse, kiirabiga Tallinna haiglasse, tuli Tallinnast kiirabi järele ja muidugi üldse, mis kiirabitesse puutub, siis kui ma ikka kiirabi linna peal näen, siis ma vaikselt niimoodi juba aegsasti võtan paremale poole tee äärt, et nemad rahulikult saaksid sõita, et kui nad on ikka sulle nii mõnedki korrad appi tulnud, siis ei hakka nendega võidu tegema ja nende liiklust segama,
et nad teevad väga tubli tööd ja tegelikult ka politsei ju tegelikult nad teevad valdavalt ju head tööd. Just, aga Vello, enne kui viimase küsimuse küsin, siis ütle, kus sind sotsiaalmeedias saab leida. Minul on kõik väga lihtne, on Vello Vaher ja TikTokis ma postitan alates 11. märtsist iga päev. Sa muidugi alustasin varem, aga see on minupoolne võitlus koroonaga. Ehk ma olen suutnud niimoodi postitada, et inspireerida inimesi. Instagramis ja Facebookis ja YouTube'is, sinna ma postitan ka, aga Instas ja Facebookis siis valdavalt storiesid, mis 24 tundi kestavad ja siis lähevad kuhugi loojakarja. Aga leiab ka YouTube'ist ja kõik ikka minu nime all, Vello Vaher. Kui sa saaksid miljonitele inimestele öelda ühe lause, siis mis see oleks ja miks? Ahaa. No võt, võib-olla neid motosid on mul päris mitu. Ehk mulle meeldib ladina keel ka. Üks on per aspera ad astra ehk läbi raskuste tähtede poole. Väga palju minuga kaasneb see, et never give up ehk siis ära kunagi anna alla. Ja üks selline hüüdlause on, et on paha õpilane, kes ei ületa oma õpetajat. See on küll selline idamaade võitluskunstide õpilaste väljend, et õpetaja annab sulle kõik, mis ta oskab. Sa pead oma õpetajast paremaks saama, sa pead ka oma emast ja isast targemaks ja paremaks ja et kõik, kes sulle sind õpetavad, et kasutage need võimalused ära. Ja muidugi, mis õpetus on see, et noored inimesed, käed, jalad küljest, noored, ilusad, et kasutage seda aega ja ärge raisake. Et mõned inimesed ütlevad, et nad elavad ainult üks kord, seda tuleb põletada. Mina ütlen, et me elame ainult üks kord, seda tuleb hoida. Jah, väga hea. Väga lahe, et tulid. Ja aitäh kutsumast.